järjekordne nädalavahetus tulemas või noh, täna on meil reede on meil vaba päev, siiski suur reede ja mis see tähendab? Tähendab, et filmime uut videot, filmime väga ägedat videot ja nagu ikka, mind ei lõpeta need saagad, kus kaob lambist heli ära ehk siis eelmise video lõpus te ei näinud lõppu ja ma ei pannud seda ka, sest lihtsalt poole klipi pealt kadus heli ära ja see on, ma arvan, tänaseks päevaks kadunud. Võtsin mälukaardi pesast välja, panin ta uuesti sisse ja ops, heli on olemas jälle. Mis on, ma ei tea. Ühesõnaga kiire Google või noh, paar tundi guugeldamist ja selgub, et mälukaardid saavad lihtsalt rikneneda ja siis nad ei salvesta heli. Ühesõnaga uut mälukaarti vaja. Aga eelmises videos veel, mis jäi siis sisestamata, on see, et meil on uus gaasipedaal. Kas te saate aru? E36-le, mis on tänaseks päevaks 30 aastat vana umbes, on ju. Sinna saab originaali uut pedaali ja me võtsime selle, sest see maksis alla 30 euro ja uus originaalpedaal, ta on ühes tükis, vana on katki, ma panen pildi ka vanast pedaalist, et siis te saate aru, mis asi seal täpsemalt katki oli. Ja siis see video pidi algama sellest, et ma tegin esimesed meetrid autoga, aga võta näpust, ma panen jällegi klipid, et te saate näha, et ma tõesti tegin need, aga pole heli, lihtsalt pole heli ja nii ongi ja see video tuleb lühike, arvatavasti tuleb ta kuidagi nädala sees võib-olla, sest avalaks on eraldi video, aga selles videos me läheme Dünosse ehk siis praegu ma sõidangi AK Motorsisse, sest eile trailer endist sai Haagis juba võetud ja kõik on pakitud ühesõnaga ja me liigume täna Tartusse Kaagi juurde Dünosse ja me ei lähe seadistama otseselt, aga me vaatame seade üle, me vaatame, kas kõik asjad töötavad korrektselt ja siis juba homme on avalaks uskumatu, ma olen pool aastat oodanud seda, et saaks sõita ja kui sinu jaoks tundub avalaks selline kahtlane üritus või nagu, et see ei ole päris see, nagu kus võiks enda autoga sõita, siis mina käin seal sellepärast, et minu esimene külje laskmine oli avalaksul. Aasta oli, ma täpselt ei mäleta, aga 2019 ma pakun. See oli mu elu esimene drift. Esimest kord tõmbasin kässarit ja lihtsalt linnuke vaja kirja saada, seega me läheme homme avalaksule. Ja väike siuke nüanss oli juhtus eile õhtul ka, umbes kell 9 õhtul me avastasime, et meil ei ole etanooli. Jah, mu auto ei sõida E85-ga, ehk siis see, mis tanklas saab. Mu auto ei sõida bensiiniga, vaid minu auto sõidab puhta etanooliga. Puhas etanooli siis põhimõtteliselt vist võib teda nimetada niimoodi, et ta on denatureeritud piiritus. Ehk siis ta on piiritus. Ühesõnaga, näeme AK Motorsis, sest kõik on pakitud, vaja lihtsalt Haagis järgi võtta ja lennata Tartusse. Ma proovin korra teile näidata, aga sealt taga on 4 kanistrit. Hans Christian Kull päästis meid ja sain öösel kuskil 11 paiku. Sain 100 liitrit etanooli. Väga edukas, see tähendab seda, et saab seadistada ja saab homme ka sõita. Oleme jõudnud siia Tartumaale, driftikas soojeneb, hetkel seal veel on Reino Kolk, väiksed problemsid, aga ma loodan, nad lahendavad kiirelt ära. Siis kell 12 pidi meie aeg olema, kell on 12 läbi ja tundub, et neil ei lähe nii kiiresti, kui plaanitud oli. Pole hullu, natukene pill soojeneb ja siis juba järgmise klipina paneme pinki.
oleks 1,5 barri ikkagi. Nii, no jaa, aga ma tahtsin küll seda, motor ikka sõidab edasi, kui midagi meil juhtub. See on ainult mingid teoorias ta lükkab. Noh, selle, seda klappi aju ei kasuta. Seade on tehtud 434 kilovatti rattast ja 760 väänet vist oli. Väga edukas, väga edukas. Antiläägi natukene näppisime ja tundub, et ongi kõik. Tahaks öelda, et video on läbi, aga siis oleks liiga lühike. Seega me lähme nüüd AKZ Motorsisse ja prepime avalaksuks. Ja avalaks tuleb eraldi videona. See you later! Ja kui sinul on vaja kleepse, nagu näiteks need siin, või ükskõik millised muid, siis kirjuta mulle, teen sulle kleepsud. Siit praegu Tartust tagasi jõudes mõtlesin ja kuna see Düno video oleks liiga lühike, siis selle video nimi ei ole Düno, vaid avalaks. Seega tere tulemast avalaksule. Mina pesen oma autot, ma tahaks nii väga teile Vitaliku autot näidata, eelmises videos ma varjasin. Varjaks ka praegu, aga niikuinii paari kaadri pärast näete, teie jaoks mõni minut. Ei, ma ei näita, siis kui ta valmis on, siis. Seal tuleb disain ka veel, disaini me teeme järgmine nädal, kuna mul on kleepsumasin, siis ma saan kleepsud valmis teha, aga mõned toetajate kleepsud ma ikkagi teen täna öösel, et oleks avalaksuole ilusad kleepsud auto peal olemas. Kätte on jõudnud laupäev ehk avalaksupäev. Kell 10 peaks olema seal, kell on 9.45 ja võib-olla kell 10 alustame sõitmist. Minu auto on pakitud. Siin on midagi kirjas. Noh, saate aru küll, ma arvan. See valge joon natukene häirib, et see kaotab ära selle. Ja Vitaliku auto on mu käe taga. Aga ma ei näita ta. Jep, ma ei näita veel Vitaliku autot, ma arvan. Koha peal näete. Aga siuke. Käed, jalad värisevad. Tahaks sõita juba. Kiivrid pakitud, kõik riietus pakitud. Tegin kella 3 ööni kleepse, sest avalaksule oli soovijaid lisaks. Natukene siin, natukene seal. Vitalikule autole tegin paar kleepse ja Vitaliku auto läheb veel disaini, aga selleni on veel aega. Ühesõnaga, ma arvan, näeme juba Haapsalus Kiltsi lennuväljal. Nägite autot just, mis kaadris oli. See auto on esimene seeria, kupee keres ja see tuleb juba Eesti poole. Kui me täpsemalt vaatasime, siis see oli Poolas, ehk siis ma arvan, järgmine nädal on see meil kohal. Loomulikult auto ma ostsin auto 1 keskkonnast ja kui sinul on ka autot vaja, siis kindlasti registreeru sinna. Registreerides pane ükskõik mis lahtrisse lihtsalt AKZ ja saad 200 eurot enda esimeseks deposiidiks. Ja loomulikult esimeseks seeriaks, aga me ostsime nüüd eile, ehk siis täna meil 25. aprill, me ostsime 24. isaga uue auto. See auto täidab oma funktsiooni, et see ei ole lihtsalt mingi müügiauto või lõbuauto või endal auto see on, aga tal on üks oma kindel eesmärk. Ja loomulikult enne esimest sõitu, mis toimub siis juba pühapäeval ja siis teie jaoks ülejärgmises videos, on vaja teha autole hooldust. Ja loomulikult asju ostame hoolduse jaoks estus.ee-st ja loomulikult need on siis õlid, filtrid. Vaatame üle korra. Miks valida Estus? Väga lihtne. Paned lihtsalt auto numbrimärgi. Meie jaoks on see Eestis registris olev auto. Valid siit, et see on buss, ehk siis saate aru, tegemist on bussiga. Ja lihtsalt filtrid. Võtame kohe õlifiltri, õhufiltri, salongifiltri ja vaatame, mis meil siin pakkuda on. Nii, alustame sellest, et mina tahan kindlasti premium filtrit, auto on endale, auto on tööauto, seega tema peab kestma ja ainult kvaliteetsetega asjadega. Mina valin siit seekord jälle Boschi, Bosch lihtsalt meeldib mulle väga. Võtame õhufiltri, täpselt samamoodi, premium ja valime siit samamoodi Boschi, Bosch on siin. Ja salongifilter. Salongifilter peab kindlasti olema söega. Kas me leiame siit söega filtri? Loomulikult leiame. Võtame teise lehe ja võtame samamoodi Boschi. Ja kokku me näeme, et ostukorv on 27 eurot 83 senti.
jah, sinna lisandub veel õli, aga ma ei ole mersu spetsialist, seega ma pean natukene otsima, mis õli mul täpsemalt vaja on. Aga kui sinul on vaja varuosasi väga hea hinnaga, siis estus.ee parimad hinnad autovaraosadele. Aga me jätkame nüüd avalaksu videoga. Me oleme jõudnud avalaksule ja te nägite Vitaliku autot. Hiljem räägime natukene lähemalt, aga praegu juba kirjuta kommentaar, mis sa arvad sellest värvilahendusest. Hiljem, kunagi on meil väike suke disainimine, ehk siis kleebised, disainkleebised, aga sinnani läheb aega. Aga anna mulle teada, mis sa arvad Vitaliku autos. Lähen näitan korra veel.
sõidame ilma ventilaatorita. Lisame värvi juurde, roosat värvi natukene, lillat, vabandust. Autole. Kui ära nüüd filmi, privaatne värk või? See pole midagi vaadata. Päev on meil mega edukas, hästi palju saab sõita, hästi paljudele olen sõita teinud ja inimesed käivad, võtavad meil marju, marjad on meil, seal on marjad, marjalaud. Ehk siis, kui sina käisid ka siin üritusel, siis kas sa ikka käisid minu juures marju võtmas? Kuule Kirill, kuule tegelikult on päris hea kaamera. Mulle sobib see. Su asju arvab ka, et talle sobib ka see kaamera. Kuule, hästi paned, kuule davai. Tšau! Ja täiega ma saan surma. Kuna minu isal on täna sünnipäev, siis väike tort. Paneme mustikaid ka siia ilusti peale veel.
Nüüd on vaja Välgu Mihkel leida, aga meil ei ole keegi suitsetaja, seega me hakkame otsima. Oleme tagasi siin Akase Motorsis ja ongi jao läks läbi. Auto pidas mega hästi vastu. Vitaliku auto, mis peaks olema seal, aga tegelikult on juba seal. Oota. Seal. Ühesõnaga, kõik oli mega super. Lisaks vist nägite, et meil on uus tiimiriietus. Minul on veel vana, aga Vitalikul on juba uus polo. Ma ei tea, kui hästi näha on, pigem vist ei ole. Ja pusad ja särgid ja värki ja ülivinge. Ühesõnaga, hooaeg on algamas, meie toimetame ja ma arvan, et järgmine video on meil reaalne trenn ja siis on juba esimene mulgidrift. Vitaliku pidurid vilisevad. Aga kõik on mega, kõik on hästi ja ma väga tänan, et sa vaatasid seda videot. Nagu ikka, vajata subscribe nupp, vajata like nupp, kirjuta mingi kommentaar, võiksid midagi positiivset kirjutada, näiteks kuidas Vitaliku auto värv meeldib. Ja näeme juba varsti. Aha, ja ära unusta, jälgi mind Instagramis, Facebookis ka. Ja kui sul vaja kleepse, siis pöörda minu poole, teen sulle kleepsud. Tšau!